tere tulemast tagasi. Nurgakivi jätkab. Suur söömingute püha on nüüd selja taga ja see on kindlasti meie kõikide köökidele natukene suurema koormuse asetanud. Õige aeg on võib-olla seda aega nüüd aastas kasutada selleks, et üks tõsisem hooldus köögis läbi viia ja olemegi külas Sepp Eestile, et uurida, milliseid kõiki vahendeid võiks just nimelt köögis vaja minna, et korralikult köök puhtaks saada. Me pakume 671, mis puhastab ja ka desinfitseerib ning on loputusvaba. Ta sobib kõikidele pindadele. Sellega võib puhastada neid pindasid, kus lõigatakse peal, ühesõnaga kõiksuguseid ka keraamilisi pliite ja isegi ka põrandat võib pesta sellega. Kuna materjalid on erinevad, siis me peame valima, ja ka mustus on erinev, peame valima siiski erinevaid tooteid, et näiteks kodudes on tihti peale kubud, mille sees on alumiiniumi, sinna tuleb kasutada Formula 50, et kui on profidele tehtud, kus on roostevaba, et siis võib minna sama ainega, millega minnakse mikrouuni või siis ütleme ahju puhastama kõrbenud rasvast, et selleks on juba meil pakkuda Clean Pour või Oven Bright, aga kohvikannudes, kus tekib katlakivi, tuleb minna happega ja selleks me pakume Formula 3685, mis siis mitte ei võta teda lihtsalt tükkidena lahti nagu äädikas, vaid ta lahustab selle ära ja saadava veega võib ka pärast veel segistid üle käia. Köögis on ka tihtipeale ütleme sellist nagu klaaspinda, et on eraldi vahend CEP 40, mis on klaaspindadele, aga samas võib tekkida ka väga ütleme selliseid, kus pritsib tugevalt rasva peale, siis meil on Superfoam on selline tugevate plekkide ja rasvade eemaldaja kõvadelt pindadelt. Kõige rohkem tahaks ikkagi tähelepanu juhtida sellele, et köögis võiks olla ka alati üks tulekustuti, et meil on pakkuda aerosoolist tulekustutit, et kui peaks midagi juhtuma ja veel hullem, kui see tuli peaks sattuma ventilatsioonisüsteemi, siis väike aerosoolist tulekustuti kustutab selle sekundiga 2 ära. See on dielektriline, nii et kui te kogemata lasete ka oma arvuti peale, ei juhtu sellega midagi, et väga lihtne puhastada ja koristada, kui peaks seda ka juhtuma. Ma arvan, et oluline on siit kaasa võtta see, et ega tegelikkuses kööki peab koristama ka iga päev, mitte ainult suure söömapüha järgi. Seega ma usun, et on mõistlik, et kodus on olemas erinevad vahendid, mis erinevate mustuste vastu võidelda aitavad, nii et köök oleks kogu aeg puhas ja läikiv.